Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma. Umbes sarnaste kartautodega sõideti tänavu Eesti meistrivõistlusi. Ühtekokku on kavas 8 etappi, neist viimane veel tulekul, aga Eesti Kardispordiliit koos FK Keskusega hoolitseb ka selle eest, et siia rooli tuleks uusi talente, tulevikulootusi. Ka nendest räägime tänases saates. Tere tulemast saatesse! Saate sissejuhatuses meenutame käesoleva hooaja Eesti meistrivõistluste algust. Tänavuse hooaja Eesti meistrivõistlustel on kavas 8 etappi, alustati maikuu alguses Raplas ja lõpetatakse septembris Aravetel. Avaetapil olid kohal ka külalisvõistlejad Lätist, Leedust, Soomest ja Venemaaldki. Kõige noorematest kadettklassist tegi finaalis kiirema ringi Steven Pärnasalu, aga kahjuks lükati ta rajalt välja ja langes nii rivi lõppu. Kolmikvõidu said külalisvõistlejad Venemaalt. Parima eestlasena oli Karl Kennet Neuhaus 4. Mikroklassi eelringides näitasid võrdselt head kiirust 4 poissi ja küllap nende hulgast võis leida ka favoriidi. Väga hästi oli liikunud Kaspar Korjus, keda oli Raplas toetamas ka vanem vend Kevin ja kes eelfinaalis edestas kõige napimalt Karl Leesmaa. Finaalistardis oli just Karl aga kõige terasem ja asuski liidriks. Kaspar Korjus ootas mitu ringi oma õiget hetke ja lõpuks ta sellega leidis. Parimal ringil edestas ta oma põhirivaali 53 sajandikuga ja finišiks oli Kaspari edu 0,2 sekundit. Poodiumile tõusid kolmandana Georg Kõss, teisena Karl Leesmaa ja kõige tugevama aplausi teenis loomulikult võitja Kaspar Korjus. Rakettklassis oli eelfinaali ülinapilt võitnud Paul August Lääne, ka otsustavas finaalis kuulus parim ring temale, aga lõpuringidel oli hoopis osavam Oliver Nurmik, kes saigi 0,1 sekundilise eduga etapivõidu. Kolmas oli Ragnar Veerus. Klass Rotax Minimax on Eesti meistrivõistlustel kavas esmakordselt. Tublilt sõitis Artur Ploom, kes suutis 6 külalisvõistlejast parima selja taga hoida ja etapivõidu endale võtta. 2 järgmist eestlast olid Jan-Markus Kõõra ning Jan-Erik Meikur. Klassis Rotax Max Junior olid finaalis tegijad just needsamad poisid, kes eelringides kõrgemaid kohti noppisid. Kiire soomlane jäeti lõpuks hoopis poodiumilt välja, nii eelfinaalis kui finaalis oli esikolmik täpselt sama. Võitja Fred Joonas Alliksaar, teine Jan-Adrian Jõeorg ja kolmas Sten-Dorian Priimägi. Rotax Max klassis on teist hooajaga kindel valitseja Aavo Talvar, kes mullu tunnistati Eesti parimaks kardisõitjaks. Juba finaali stardis kustutas ta konkurentide igasugused lootused. Finišiks oli tema edu 2 järgneva Märten Metsaviiru ja Martin Tähes rohkem kui 7 sekundit. Proovin stardi asja aeglasi teha, et täis uputada mootori ja siis õnnestus väga hästi, et kohe jättis kõik stardis väga maha, et stardis edasi suudis kõik hästi, et suutsin hästi stabiilselt sõita, kõigi mis olid rehvid väga halvad, et pidamine ei olnud nii hea kui eelfinaalis, aga oli võit ja minu arust väga hästi. Kõige kiirema DD2 klassi finaali eel oli põnevust palju. Eelfinaalis oli võidu noppinud Kenneth Hildebrand. Lisaks temale ihaldasid aga poodiumi kohta veel vähemalt 4 meest. Eelboksis oli oma nõuandeid jagamas ka Sten Pentus. Georg Vannil, mullusel selle klassi Eesti meistril, oli mõtlemisainet. Kiirust oli, aga vältima peaks sõiduvigu. Finaali stardis tegutses väga enesekindlalt Hildebrand, kuid kaua ta liidrikohal ei püsinud. Korraks pääses siis dirigendipulti Georg Vann. Kõige stabiilsem oli aga Tõnis Liigmann, kes võttiski lõpuks kindla võidu. Teine Georg Vann, kolmas Tristan Viidas. Start läks suhteliselt puhtalt, et saime enam-vähem kõik puhtalt minema ja esimese paari ringiga üritasin kohe oma koha võtta seal ees, et tundsin, et kiirust oli ja võimalus oli, siis läksin ja pingutasin kõigest väest, et seda kohta hoida ja nii õnneks läks ka. Georg, vahepeal oli lausa sõiduliider. Olin, aga Tõnis oli kohe nobe mees mu positsiooni ohustama ja nii ka ta tegi, sai mööda.
kahjuks või õnneks läks nii. Viimastel ringidel olid mingid võimalused, sul olid veel? Sain küll lähemale sõidu lõpujooksul, aga ütleme, et tegelikku võimalust mul ei olnud. Et mööda ma ei oleks saanud, Tõnis oli väga kiire ja sõitis puhtalt ja vigu ta ei teinud. No kindlasti vasti raskem kui Rotax Junior. Esiteks juba 2 käiku ja see aasta on ülikõva konkurents ja üldse pikad sõidud väsitab väga ära. Masterklassi arvestes oli kindel võitja Erki Leiste. Kui me tulime 24. jaanuaril kardiliitu juhtima praeguse juhatusega, siis oli midagi selline pessimistlik toon paljudel sees, et sel aastal ei tule suurt midagi välja, et materiaalselt asi on natukene kehval tasandil, et raha vähe ja sõitjad kindlasti vähe. Rõõmustav on juba see, et nüüd, kui viimane etapp on ees, me võime tõdeda, et igal etapil on meil kogu aeg osavõtjate arv kasvanud, aga esimene etapp oli seetõttu erakordselt üllatav, et nii tihedat võidusõitu kui klassis Rotax TD2 ei osanud mina küll oodata. Et see oli tõeline üllatus, et need poisid, kes olid näiteks möödunud aastal juniori klassis, nüüd sõitsid juba kõige kiiremas TD2 Rotaxis, olid kohe tegijad. On olnud ka selliseid mõtteid, et võib-olla Eesti meistrivõistlustel on ehk veel liiga palju klasse? Jah, me oleme püstitanud 3 eesmärki, mida peame täitma, ehk kaitsma teatud huvisid. Need on siis rahvuslikud huvid, see tähendab siis võistlejad, tiimid, nende huvisid kaitsma, on rahvusvahelised huvid, ehk siis seisma selle eest, et meil oleks väga tugevad konkurendid ka raja tagant siin osalemas ja oleks meedia ja pealtvaataja huvid. Kõike on vaja täita ja seetõttu ka see klasside arv, täpsemalt veel öeldes startide arv võistluspäeval ei saa olla väga suur, et oleme leidnud selline 7 starti on normaalne finaalpäeval ja sellel aastal nii ka on olnud. Ja me muutsime sellel aastal võrreldes möödunud aastaga ka võistluspäevade formaati, ehk siis, et kvalifikatsioonisõidud on reedel ja laupäeval on pidupäev, kus sõidetakse ainult hommikul warm-up, eelfinaal ja finaal. See on niisugune rahvusvaheline hea tava ja me leiame, et sellega on tehtud suur samm edasi, et kui kvalifikatsioonis ka midagi juhtub, kapitaalselt sõidetakse auto katki, siis on võimalik see õhtu ja ööga parandada ja tulla hommikul ja võimalik taas võita. Et see on ikka suur asi. Ja veel, et võistluspäev ei oleks lohisev. Et kui meil 12:30, 12:30 algavad finaalid, et siis seal need finaalid on võitluslikud, võistluslikud ja nad läheks kindla ajakava järgi ja et me oleme kella 4 normaalselt oma võistluspäeva lõpetanud. Sportlased, toetajad, kõik saavad minna koju, perega minna, võib-olla õhtul veel omal mingisuguseid üritusi seal osa saama või korraldama. Et kõik on hea, et ka perekondades oleks rahu, et siin varem on olnud probleeme, kus emad ütlevad, et pojad ja isad, kõik on kadunud, neid ei näegi enam üldse, kõik on seotud võidusõiduga, aga nüüd on nii, et laupäeval ka õhtu on vaba, rääkida pühapäevast. Ja see on siis, nagu ma ütlesin, et võistlejate poole pealt on teatud asjad parandatud, pealtvaatajate poole pealt. Nüüd, kui rääkida veel rahvusvahelistest huvidest, siis siin on minu jaoks kõige suurem probleem võistlusradade renoveerimine ja sellega ma praegu aktiivselt tegelen, vaatame, kuhu me jõuame, ehk siis kui võistlusradasid korrastada ei saa, siis väga rahvusvahelistumisest meil ka rääkida ei ole. Et täna on seis üldiselt positiivne. Ja nüüd on siis plaan selline, et tuleb võimalikult palju hoida raudu tules, et uusi talente leida. Jah, me käivitasime FK kardikeskusega Õismäel siis uue võistlussarja, mega start ja praegu siin oligi just alles esimene finaal, minu arvates oli väga positiivse auraga ettevõtmine, nii et FK kardikeskus, Eesti kardiliit, Shell on ühiselt õla alla pannud mitmeetapiline sari ja siit me saame kindlasti võistlussporti järgmiseks hooajaks mitmeid poisse juurde ja talvel, siis kui sisekardiradadel sõidetakse, meil on kindel plaan Sauriksiga, Sauriks Triobetiga uuesti käivitada ka talendiotsing, kus tuli varasematest ettevõtmistest meile häid sõitjaid
et ka see sari siis koos Eesti Kardiliiduga uuesti teoks teha, nii et megastart ja talendiotsing mõlemad koostöös Eesti Kardiliiduga ja siis hobiradadega. Seekordsel pühapäevasel võidusõidul oli finaalis 10 osavõtjat. Juba kvalifikatsioon näitas, et etapivõidu nimel on pretendente 2, Martin Pankratov ja Risto Kappet. Ajasõidus olid just need 2 poissi ainsad, kes suutsid parima ringi läbida 44 sekundist kiiremini. Sealjuures jäi poiste vaheks vaid 6/100 sekundit, seda Risto kasuks. Võidusõidus oli pinget aga loomulikult rohkem ja siis suutis ainsana alla 44 sekundi sõita Martin Pankratov. Risto Kappet kasutas aga oma parima stardikoha kenasti ära ja sai Martini ees napi võidu. 3. koha teenis välja Hannes Tampere. Võistlus toimus täies mahus ja nägime häid esitusi, et esikoht otsustati A-finaali viimases kurvis ja ajavahe järgmisega oli 3 sekundi kümnendikku. Et võistlus oli tihe ja huvitav. Ütleme, et selline noorteüritus peaks ju teile kliente ka see juurde tooma nüüd? Loodame küll, et see ala saab järjest populaarsemaks. Võidusõidud FK keskuses jätkuvad 16. oktoobrini. Igal etapil kogutakse punkte vastavalt tabelile, kusjuures lisapunktid saadakse kiirema ringi eest. Halvim tulemus arvestatakse lõpuks maha ja sarja üldvõitja saab Eesti Kardiliidu poolt välja pandud täisvarustuses võistluskardi. Etapivõitjad kutsuti poodiumile, meeles peeti sealjuures kõiki osavõitjaid. Lohutusauhinna sai kõige noorem Marko-Martin Tali, kes seekord veel veidi vanematele poistele kiiruse poolest vastu ei saanud. Kas võib öelda nii, et nii suurt ettevõtmist kui praegu koostöös Kardiliiduga pole ennem olnud? Võib küll nii öelda, jah. Üritame tulevikus paremaks saada. Ja kuidas start oli? Läks korda. Nüüd, kus hooaeg on juba otsi kokku tõmbas, võib öelda, et kui oligi kõhklus jalgul, siis hooaeg läks ikka täie ette. Hooaeg on läinud väga hästi ja väga rõõmustav on ka see, et kui näiteks möödunud aastal võeti maailma karikafinaali võit Martin Lumbil käest ära, siis alles nädal aega tagasi saime nüüd teatada, et apellatsiooni kohus ja apellatsioonikomisjon on siiski ennistanud Martin Lumbi võidu ja see on väga hea, eks ta tuleb ju meile kõikidele suure plussina, eriti sõitjatena, kes näevad, et Eestist on võimalik minna maailma ja võita. Et see on võib-olla kõige suurem pluss ja selle aasta Rotaxi maailma karikafinaal on alles ees, et me loodame, et tuleb siis uusi võite veel. Kuidas arenesid sündmused Eesti meistrivõistluste viimasel etapil, sellest juba meie järgmises saates. Tänases kõik mootorite maailmas kohtume Kanal 12 ekraanil taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head! Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.